Finlay MacDonald from Scotland. Hallo. Finlay on professor nagu minagi, ta õpetab Glasgow kuninglikus konservatooriumis. Aga väga meeldiv oli esimest lugu mängida, sest et me oleme suures ruumis, me oleme 2 päeva olnud siin keldris, väikeses ruumis ja selle Šoti torupilliga koos olles on tekkinud kuulmiskahjustus. Et muidu on teaduslik fakt, et inimestel pärast 20. eluaastat langeb kuulmine 1 herts päevas, siis ansamblil Rodoro langes see nüüd vahepeal forsseeritult. Aga nüüd lähme edasi looga, mille nimi on Siu, Siau, Siau. Ei ole ju saladus, et Eesti pärimusmuusika on primitiivne paljuski ja esteetilist naudingut mitte väga pakkuv.
nagu ka viimane lugu võis tõestada, aga samal ajal Šoti torupill natuke päästab ja kui ma olen nüüd analüüsinud Eesti pärimusmuusika skeenes juhtunut, siis ongi näha, et võetakse appi siis teistest kultuuridest midagi nagu ilusamat. Näiteks on juhtunud ju nii Girly Stringsiga, et on Ameerika poole vaadatud, tean, et lähevad ka sinna reisima, siis on vaadanud näiteks Ratatak on disko poole vaadanud, diskokerad ja kõik see. Eesti pärimusmuusikast ei ole piisanud ka ju Veljo Tormisele, on ta kokku komponeerinud klassikalise muusika vahenditega. Svjata Vatra näiteks on toonud Ukrainast inimese juurde mängima ja Rootorolgi jäänud muud üle kui üks šotlane. Ja, aga üks puhas villane Eesti bänd on ikkagi ka olemas. Torupilli Jõssi trio. Aga ma küsin, et miks ta ei esine lõikuspeol? Ta ei ole nii populaarne. Igav, just. Ja jätkame nüüd siis meeldiva ja ilusa šoti muusikaga. Me võtame järgmine kord kellegi ka kampa. Eks ole natuke õppetund. Yes, exactly.
Thank you. Now is your time, keynote speech. Okay. I'd like to thank everyone for coming. Well, I've got no idea what Marco has been saying this evening, so I hope it's good. And I would just like to say it's a pleasure to be here and play for you guys. This is a culmination of a kind of long friendship between Rotoro and myself, and a festival I organise in Glasgow called Piping Live. So we were lucky to have these brilliant musicians in Glasgow 3 or 4 years ago, and also last year. So now they've brought me here to Viljandi, and I'm having a great time. It's been very good fun. I was here in springtime as well, and we had lots of fun playing music, and I worked with some of the students here, and it was great fun. So it's brilliant to be back, and we're going to continue with a tune that I wrote for my wife's mother and father's house. It's called Heathercroft, and the first time I went there, I was a little bit nervous meeting the father and the mother of my girlfriend at the time. So I was a little bit nervous, so it's in London, near London, and I am from Scotland, so I was a little bit nervous about this Scottish guy coming to meet the parents. So I took a bottle of whiskey, as you do, and I met my now in-laws, and my girlfriend's mother and father, and for about 2 hours it was very polite, maybe 1 hour. It was like, oh, so where are you from, and what do you do? And yes, I play pipes, and oh, what do you do? Yes, and blah, blah, blah. And then the whiskey was opened, and everything changed. So it was a great night, and it was the start of a great relationship. Now, the problem was I couldn't remember leaving the house. So the next day I was saying, I can't remember going home. How did we get home? And I wasn't too sure. And so just to make sure I was still in the good books, I wrote this tune for their house called Heathercroft, and we'll give it a go. I'll just say a little bit about these pipes I'm playing. I have 2 different kinds of pipes here. The first one, the kind of loud one, and that's how these guys describe it. They said, "Can you bring the loud pipes with you, please?" So they're the Highland pipes from the Highlands of Scotland, and these other ones, the smaller ones, are the Lowland pipes, and they're not quite so loud, and they're in a different key. So that's just a little lesson for you.
Aitäh, et on teada ju ka fakt, et show businessis palju meelemürke kasutatakse, et seoses selle kavaga meie ansamblis on ka nüüd reegel, et enam ennem kontserti ei võta, sest et lood on rasked. Muidu alati oleme võtnud. Osad on minu arust võtnud, ma olen tundnud lõhnu, aga enam ei võta. Ma tean, üks ansambel on veel Eestis, kellel on see reegel, aga jäägu see saladuseks, aga ülejäänud kõik joovad. Ma küll tahaks teada, kes see on. Ma pärast ütlen. Sina järelikult ei ole. Või sinu bändid. Aga selliseid lugusid, mis nõuavad kainet meelt, tuleb meil veel. Need on toredad lood tegelikult.
Tere õhtust ka minu poolt. Täna meil on külaline ja ansambel palus, et ma ei laulaks. Ja kuid siiski ma suutsin meenutada midagi oma Šoti mälupangast. Nagu kui maailmas reisid ringi, siis ikka tekivad mälupangad. Ja tegelikult üks esimene Šoti kogemus oli 10 aastat tagasi, kui siin Eestis käis Colin McAllister, jutuvest ja laulja. Ja ta rääkis ühe loo. Ja juba tore oli ka see, et Colin McAllister on juhuslikult ka Finle isa sõber. Et selline väike maailm tuleb ikka jälle kokku. Ja see lugu oli selline... et ühes seal kuskil Highlandi, kuskil Shetlandi pool niimoodi mägedes oli üks pere elas. Ja peres elas isa ja 3 tütart. Kahjuks ema oli nende juurest lahkunud, kui olid mõned aastad tagasi olnud suur haiguse puhang. Aga mis ema oli alles jätnud, elas selles majas ja maja oli jätkuvalt suurt armastust ja rõõmu täis ja kõigega mindi edasi. Ja need 3 tütart olid väga toredad. See kõige suurem oli selline, kes oli võtnud juba oma ema rolli üle, kes hoolitses väiksemate eest, hoolitses oma isa eest, hoolitses naiste majapidamise eest. Ja see tütar austas, oma isa väga austas oma lähedasi ja tema näiteks kutsus oma isa niimoodi, mis on väga selline klassikaline austav viis oma isa kutsuda. See on inglise keeles on ju dad. Colin'i kes või selle Finle kes küsisin ka, et kas tema kutsub oma isa ka niimoodi. Finle ütles jaa. Ja siis oli keskmine tütar, kes temas oli palju sellist vastuhakku ja sellist palju lootust, et temast tuleb midagi väga erilist. Aga samas ta oli selline varateismeline ja kõigele ta oli ikka väga vastu. Niimoodi, et temaga oli ikka kõige rohkem jama kodus. Ja tema kutsus oma isa näiteks niimoodi, mis on üldse täitsa kole, mitte kole, aga ütleme selline ebaviisakas natukene selline varateismeline, kuidas kutsub isa on niimoodi. Ta! Finli ei teadnud sellest midagi, ütles. Ja kõige noorem, kõige selline maja päikene. Tema jooksis toast tuppa, kui mõni päikese jänku oli kuskil seina peal ennast ajanud, siis püüdis selle kinni ja tema kutsus oma isa niimoodi nagu Finli kutsus viimati 5-aastaselt oma isa, tema kutsus oma isa daddy. Ja nii nad elasid seal. Aga ühel päeval jäi isa haigeks ja tema toast kostis sellist kriipivat, ragisevat ja natuke kiunuvat köha isegi. Arst käis ja juba hakkas nagu paremaks minema, aga nagu ei läinud ka, et vinduma jäi isa natuke oma tuppa. Ja tütrad mõtlesid, et nagu selline alarmikell lõi pim-pomm ja mõtlesid, et mis me saame teha, aga kõige vanemal tütrel tuli meelde, et alumisse sahtlisse seal, kus on ema retseptid köögis, on ta jätnud ka ühe sellise väikese märkmiku. Kui nad seda märkmiku uurisid, nad leidsidki ühe lehekülje peal ja sellise osa, kus hakkas nagu retseptid, haiguse vastased retseptid. Ja oligi kriiksuva, kiunuva köha vastu oli see retsept. Seal oli, ma täpselt ei mäleta, kui Colin seda rääkis mulle, ma mäletan, seal oli paar salakomponenti, mida isegi Colin mulle ei öelnud. Mulle jäi meelde rumm, siis mulle jäi meelde sidrun ja mesi. Ja loomulikult vanem tütar läks tõi rummi, keskmine sai poest mõne sidruni, kui oligi sidruni aeg juba käes Šotimaal. Ma ei tea, millal sidruni aeg algas. Aga kõige noorem tütar sai loomulikult kapist mett ja segasid selle nende asjadega koos, segasid selle kõik potti, tegid selle soojaks ja viisid õhtul isa juurde juua. Isa jäi selle ära niimoodi. Köhatas küll sügavalt, aga tunda oli, et seest läks soojaks. Tüdrukud paned ukse kinni, läksid magama. Hommikul olid kõik juba enne koitu olid üleval ja kõik köögis oli korda tehtud, kõik oli tehtud omletid, pannkoogid olid niimoodi, isa varsti äkki tuleb nüüd toast välja niimoodi. Ta oli pandud munakoored, olid omleti sees selles väike tüdruk, tema lõi mune lõi sisse, aga need võeti välja, need munakoored seal, kõik nägi väga hea välja. Tüdrukud istusid lauas, isa uks läks lahti.
isa tuli välja, hommikumantel oli üll, tuli välja sellise haigusjärgse kõnnakuga, et pilk oli maas, istus sinna laua taha ja kõik tüdrukud põlesid ju sellest, kuidas on, kas meie see rummijook, kas meie see rumm tegi sulle, no kõige vanem tüdruk küsis, et did the rum do, dad, nagu ta oma isa kutsus, dad. Isa vaatas ikka maha. Keskmine tüdruk küsis, et did the rum do, da? Nooremgi tüdruk oli kõige kannatama. Did the rum do, daddy? Isa oli ikka hoidis oma silmi maasega. Mõtles ja ütles nii, et did the rum do, dad? Did the rum do, da? Did the rum do, daddy? Did the rum do, da? Did the rum do, da? Did the rum do, daddy? Did the rum do, dad? Did the rum do, da? Did the rum do, daddy? Did the rum do, da? Did the rum do, da? Did the rum do, daddy? Did the rum do, da? Did the rum do, daddy? The hi ho, the diddly do, the diddly daddly diddly do, hi ho, diddly do, diddly diddly do. Did the rum do, da? Did the rum do, daddy? Did the rum do, da? Did the rum do, da? Did the rum do, daddy? Hi ho, the diddly do, diddly daddly diddly do, hi ho, diddly do, diddly diddly do. Jet my high collar holly. Lion madam is so that shit my high collar holly. Ain't nobody out there hit my high collar holly. Ain't no madam is so that shit my high collar holly. Ain't nobody out there shit my high collar he like a matter collar he shit my high collar he had emptied a friend. Shit my high collar he like a matter collar he shit my high collar he had emptied a friend. Did the run do that? Did the run do daddy? Did the run do that? Did the run do daddy? Hi ho, diddly do, diddly daddly diddly do, hi ho, diddly do. Ja oli selge, et rum did the do. Isa sai terveks. Aitäh. Roodoro ikkagi üllatab alati, et kas Piret Päär on ka saalis. Läks ära, ta on aastaid muretsenud väga, et temal ei ole järglast, aga nüüd ta võib täitsa rahulikult edasi elada. Silver. Piret tõi Colin McAllister tõi Piret tõi üldse Eestisse, temaga koos me sõitsime. Mina olin nende autos kaasas, Piret kutsus mind, et ma küsiksin rumalaid küsimusi, et ei oleks piinlik eestlaste vaikus, kui me sõitsime Colin McAllisteriga mööda Eestit ringi. Nii ma sain selle loo ka rumala küsimusega. Aga kuna ka minu tervis ei ole kiita ja vaja ravimit võtta, mida ei lubatud võtta ennem kontserti, siis teeme nüüd viimase loo ära ja lähme ravima.
Finley said thank you. Thank you. aitäh, ansambel Roodoro, Marko, Marek, Silver, Sandra, Kätlin ja Finley McDonald Šotimaalt. Kuna on tegemist festivali olukorraga, siis tegelikult hakkab teine kontsert, et olgem viisakad ja tulge suvel meile jälle kontserdile, kui me teeme festivalil koos Finliga. Me pole seda kõike läbi rääkinud, aga me väga loodame, et Finli saab tulla sinna festivalil. Või siis aasta pärast suvel, ta ütles, võib-olla ka saab. Ja homme on Finlil kodukontsert 2:30 or what time do you have? 2:30 and Valdorf koolis. Minge vaatama, siis ta räägib, võtab neid torupilli lahti ja paneb kokku ja siis räägib kõigest. Aga kuna me siin saalis tunneme ka väga koduselt, siis Silveril on ka siin kodukontsert homme. Katusel hoopis, jah. Seal ma küll koduselt ei tunne. Silver ütles, et ta hakkab katuselt peale. Aitäh!